Tere. Mina olen Lauren. Ja me lähme täna suusatama. 4. korrusel. Mul on valest korrusel praegu. No virta. Vnissi team. Pedi. Ütleb uuesti uks lahti. No nii, Lauren, kus me jäime? Nii, mine sinna akna äärde, esine uuesti. Põmm, oih, vabandust. No nii. Tere, mina olen Lauren. Sina oled Lauren, jah? Mis aasta meil on? Mis kuu? Kus meil minek on? Mitmendat korda? Detsember. Jaa, 2020. Jah. Millal viimati suusatamas käisime? 1 aasta tagasi. No võt. No nii, issi käis suusad. Kumb kust suuski toomas, vaatame, kus need asuvad. Väga on. Te peate siia taha tulema istuma. Käe toe peab ette lükk. Tere. Nii. Räägi siis kõigile, kuhu me lähme suusatama esimest korda. Nomballa. Jah, kas varem olete käinud seal? Nope. Okei. Ja kas sõidate lumelauaga või kelguga või suusaga? Suusaga. No rääkige veel midagi. Mis te täna teinud olete? Miks tänane päev eriline on? Sest me jäime koduõppele. Ja miks te koduõppele jäite? Sest juba oli koroonasse jäänud nii palju inimesi ja siis me jäime selle pärast koroona pärast. Koroona 4. laine või? Ja. Okei. Ja kuidas siis oli esimene päev distantsõppel olla? Raske. Miks? Ta oli eelmine. Tegemata on ju kodutööd. Miks sa segad vahele, emme? Noh, Laurenil oli raske, Oskaril oli lihtne. Tund aega pidi lugema kokku. Sest mu suu vahatas. Ja kus see, kuidas see distantsõppes välja nägi? Kõik helistasid õpetajale või? Ei. Kirja teel või? Jaa. No tegelikult kuidas see välja nägi? Et me läksime Teamsi. Mis see Teams on? Teams on tiimid. Jaa. See on mingi programm või? Ja see on siuke asi, kus saavad inimesed hästi paljude inimestega rääkida. Internetis, jah, virtuaalselt nagu. Okei, ma panen nüüd... Ma räägin ise ka siis paar sõna, sest lapsed ei oska rääkida midagi. Peavad harjutama veel natuke Teamsis. Aga Nõmmel on suusanõlv lahti sellepärast, et nädal aega on -kraadi hoidnud ja varsti läheb jälle vihmasajuks, nii et me peame kiiresti seda võimalust ära kasutama. Ja me oleme kunagi seal käinud, emme issi suusatama ei hakka, me hakkame lihtsalt passima kõrval. Ja mis me veel? Otepääl ma vaatasime ka on juba see suusanõlv lahti, et võib-olla me sõidame sinna ka, kui on. No nii, nüüd oleme mäe otsas, saapad läksid jalga, suusad on olemas, lallul suusad. Võtke suusad kätte, vaatame, kas on parajad. Issand jumal, kuhuni need peavad olema? Ma arvan, et peavad siiani olema. Siis on mõlemal natuke väiksed, aga noh. Lauren ja ma peaks need olema. Okei, lähme siis alutame sinna mäe. Need ei olegi... Hea uudis on see, et need ei olegi jooksmiseks mõeldud. Aga halb uudis on see, et see tädi ütles mulle sellise asja, et lapsed kuulete või? Halb uudis on see, et see tädi ütles, et enne mäele ei saa, kui siit hüppemäest sõidab alla. Kui selle hüppe julged ära teha, siis alles lastakse mäe peale. Nii, aga te saate vist siit juba alla lasta. Kiirabi on õnneks kohal juba. Jumal tänatud. Siin all ongi siis see titanõlv, kus lapsed hakkavad sõitma.
Noh, seda Titamäge te ometi ei karda ju. Nii, räägin, ma lükkan ta üles. Prillid. No Oskar, õppisid ära selle trossi, jah? Ma nägin. No vaatame, kas sa maha ka üksi saad. Ma igaks juhuks jalutan kaasa. Päris lõbus on vist siin, jah? Ma filmin, kuidas ta alla ka sõidab. No Lauren näitab, kuidas ta ise saab peale. Ma filmin kohe seda. No. Opa! Nii osav. Nii. Oissa demonstreerib ka meile. Opa! Olemas. Oissa, kas prille? Nii, nüüd anti Oskarile ja Laurenile käsu, et peavad koos alla tulema. Vaatame, kas nad saavad hakkama sellega. Pia sina juba üles. Eks? Jaa, ma ootan sind siin.